tase korras ei ole. Mis see tähendab korras ei ole? Kolesterooliga antakse kaasa siis sellised tervislikud piirmäärad. Et me kõnepruugis kasutame mõistet norm, et kas minu kolesterool on normis või mitte. Et see tegelikult päris õige mõistel see norm ei ole, aga et on kokku lepitud siis, et milline võiks kolesterooli tase olla, kui siis väga suurt ohtu veel veresoontele ehk ei ole. Ja kõik need, mis siis ületavad seda, need kolesterooli väärtused on siis patoloogilised, võivad varem või hiljem tekitada mingeid terviseprobleeme ja neid esineb siis üle 60% või ligemale 60% kõigist nendest testidest, kõigist nendest patsientidest, kelle proovi me teeme. Aliina, kui paljud teie patsientid, te olete perearst, eks ole, kui paljudel teie patsientidel tuvastatakse kõrgem kolesterooli piirmäär ja mis neid iseloomustab, neid patsiente, kui me siin niimoodi anonüümselt võime rääkida, eks ju, ilma delikaatseid isikuandmeid avalikustamata? Tere õhtust ka minu poolt. No, minu statistika ei ole päris aus, sest meie tegeleme ka hüpertoonia patsientide ehk siis kõrgvererõhu patsientide jälgimisega, teist tüüpi diabeedi patsiendi jälgimisega, müokardiinfarkti läbi põdenud patsiendi jälgimisega, ehk siis need patsiendid juba saavad ravi. Ehk siis see ei ole päris nagu see puhas nullpatsient, kes ei ole enne seda saanud mingisugust vahele sekkumist. Nii et sellisele perearsti tunnetuslikule ettekujutusnimistust ei saa üldse nagu mingisugust statistikat nagu pidada. Aga kui ma nagu tulen tagasi siia nagu laboristatistika juurde, nende referents- või normiväärtuste juurde, siis siit koha pealt ma küll tooksin välja, et kui mina arstina vaatan seda kolesterooli numbrit, siis mina sean patsiendi jaoks ravi eesmärgi. Ehk siis labor kirjutab teile mingisugust referentsi vahemikku, mis labori poole pealt võiks olla mingi norm, ütleme niimoodi. Mis see norm siis olla võiks? Kui inimesed on hiljuti lasknud kolesterooli testi teha ja nad näevad seal mingit numbrit, mis see norm vahemik siis olla võiks? Kuhu tahaks nagu, et see kolesterooli tase maanduks? Ma just tulengi sinna, et kui me räägime kardiovaskulaarsetest riskifaktoritest, siis mina perearstina kardioloogid just vaatavad eelkõige niinimetatud LDL-kolesterooli, niinimetatud rahvakeeli halba kolesterooli ja meie kontsentreerume eelkõige sellele numbrile, mitte üldkolesteroolile. Ja kui mina suhtlen patsiendiga, siis mina kogu oma juttu just kontsentreerun sinna ja räägin ravi eesmärkidest. Nii et kui teie vaatate oma labori tulemusi, oma seal referentsväärtusi, siis seda juttu, mis räägib teie perearst või kardioloog, võib-olla need numbrid natuke erinevad ja see on täiesti okei, et need on ravi eesmärgid, need on erinevad asjad. Juba läksime väga tehniliseks ja keeruliseks, aga proovime selle nüüd lihtsustada ja tuua need vahemikud ikkagi ära. Et mis on selle nii-öelda hea kolesterooli soovitud vahemik, mis on halva kolesterooli soovitud vahemik ja kuidas nad teineteist täiendavad või tühistavad? Mina ka lõpuni tegelikult aru ei ole saanud. Et veel kord, need on siis kokkuleppelised sellised piirmäärad ja kolesterool peaks ja ideaalis olema siis alla 5 millimooli liitri kohta, nii et number on 5, alla 5. Hea kolesterool ehk HDL-kolesterool on hea ju sellepärast, et ta hoiab kolesterooli veres, viib maksa ümbertöötlemisele ja selle väärtus, mida kõrgem, seda parem, aga igal juhul üle 1 millimooli liitri selle ühikuna seal taga. Naistel on selleks piirmääraks pisut kõrgem väärtus, meestel vähemalt üle 1. Nüüd seda halba LDL-kolesterooli, selle siis see piirmäär tervel inimesel ilma ravi eesmärgita peaks olema alla 3 millimooli liitris.
ja kuna tegelikult need on rutiinsed kolesteroolid, mida siis laboris on võimalik igapäevaselt mõõta, siis tegelikult ju veres ringleb kolesteroole veel erinevate fraktsioonidena. Neid me igapäevaselt mõõta ei saa, aga need lisatakse siis arvutuslikult juurde nendele heale halvale kolesteroolile. Miks nad on olulised? Sellepärast, et nende selline toime veresoontele on LDL kolesterooliga sarnane ehk samuti soodustavad veresoonte lupjumist ja me nimetame neid ka nagu halbadeks kolesteroolideks. Ja see väärtus siis vastuse peal on selline mitte HDL ehk mitte hea kolesterooli tase. Ja ka sellel on siis omad piirid, nii et see peaks siis jääma ikkagi alla 3,7 see number. Aga veel on üks analüüs, millele ma tahan tegelikult kolesteroolide kõrval tähelepanu juhtida ja mida tasub alati kolesteroolidega võib-olla ka koos määrata, on triglütseriidid ehk naturaalsed rasvad, mida me kas sööme sisse või milleks muudetakse kõik see hea ja parem, mida me sööme, aga ära ei kuluta, eks ole, me peaks sööma nii palju, kui meie organism energiat vajab, aga tihtilugu me sööme rohkem. Ja need triglütseriidid on pahad asjad ju selle juurde kolesteroolide määramise juures selle tõttu, et kui inimese veres on neid triglütseriide palju, siis kolesteroolide määramine füüsiliselt laboris ei pruugi õnnestuda. Ja selle tõttu on oluline, et kolesterooli proovi võimalikult antakse tühja kõhuga söömata olekus, et tagada, et triglütseriidid ei oleks kõrged. Nii et piirmäärad 5 üle 1, alla 5, üle 1 hea kolesterool ja halb kolesterool alla 3. Kui sul ei ole juba diagnoosi, erilisi riske ja sind ei ole allutatud ravile. Küsin hästi lihtsalt, kui oletame minu hea kolesterooli tase on üle normi ja halva kolesterooli tase on ka natuke üle normi, kas siis üks nagu neutraliseerib natukene teist? Mis kardioloog arvab? Mina arvan, et kui head kolesterooli on ikka tõsiselt hästi, siis see pisut ehk leevendab olukorda, aga kõik sõltub ka muudest riskidest seal juures kindlasti ja mis palju on midagi üle. Ja ma usun, et kuulajatele on võib-olla natukene juba pea hakanud ringi käima, et erinevad kolesterooli fraktsioonid, et need on tõesti palju, mida saab määrata, erinevad sellised otsustuspiire on palju ja see, mida vähemalt mina olen enda patsientide juures, et liiga keeruline kogu selle teooria kommunikeerimine, see on natukene ikkagi arsti jaoks mõistetav, jälgitav, ma arvan, et iga inimene ei saa ega peagi sellest aru saama, et kommunikatsioon peab olema lihtne ja see sõnum, mida inimene peab järgi peab olema aru saada, meelde jääb, et see üldkolesterooli norm tervel inimesele alla 5 ja halva kolesterooli, LDL kolesterooli norm alla 3. Et kui te need 2 numbrit võtate meelde, on väga okei. Aga ma just hakkasin ennast tundma paremini, et mul oli see hea kolesterooli tase ka nagu natuke kõrgem ja nüüd te ütlete, et seda nagu ei peakski väga jälgima. Ja, selle kohta ma lisan veel kommentaari, et see on natuke läbi käidud etapp, et oli mingi periood, kus tehti selliseid halva ja hea kolesterooli suhte arvutamise, riski arvutati selle järgi, aga head kolesterooli me saame üsna vähe mõjutada, meil ei ole praegu ravimid, mis seda mõjutavad ja kõrgem hea kolesterooli tase ei ole kuidagi vabandus selleks, et me saame lubada endale siis halva kolesterooli kõrgemat taset selle foonil. Et see annab meile teatud info, et see pakub kaitset, aga halva kolesterooli eesmärk on ikkagi sama ka kõrgema kolesterooliga inimesel. Alina. Kolesterool ei ole ainuke riskifaktor, mis võib põhjustada või olla riskifaktoris infarkti tekkeks. Nii et perearstina mina pean vaatama siin tervikuna, nii et mina tahaks veel teada, mis su verenek teeb, kas sa suitsetad, et mis su vanus on ja nii edasi. Nii et see on väga tähtis, et meie ei vaata ainult kolesterooli, et kui patsient helistab näiteks perearstile, ütleb, et ma käisin kuskil, no näiteks Synlabis, et mul on
tulemused, et nüüd öelge, et mis muud tulemused on, kas need on okei või mitte. Et mina tahaksin lisainfot teada, et kindlasti, kas on rõhud korras ja kas te suitsetate ja kas tegu on meesterahva või naisterahvaga, seda me saame juba teada, et vanust ka, et need on kõik väga tähtsad asjad samuti. Valdo, me läksime siin kohe nagu asja kallale ja läksime kohe kaunis tehniliseks. Iseenesest kõik asjad, mis kõlasid, on meile küllap teada olnud paarkümmend aastat ju vähemalt. Kas need on nagu ühiskonnas kinnistunud ka see teadmine või kuidas inimesed selle probleemi nagu enda jaoks lahti mõtestanud on? Vaata, see ongi tere õhtust kõigepealt kõigile kolleegidele ja kuulajatele. Ja siin juba tekkis nii palju mul endale küsimusi peas, et peaks terve nimekirja kokku panema nendes küsimused, millele vastust tahaks. Kõigepealt ma istun siin nagu tulistel sütel, sest ma käisin veerand tundi tagasi ja andsin samast nurga taga Synlabi vereproovi, et siis saada ka enda kolesterooli tase teada. Õnneks veel kohe ei saanud. Õnneks saab homme alles teada, aga üks rahultu öö ilmselt ees saab olema, sest vanus ja kõik need muud asjad on sellised tegurid, mis võivad viidata, et võiks juba muret tunda. Kas ka singileivad maitsevad? Vot, see on üks asi, millest ma tahtsin rääkida, et sa alustasid oma väga ilusat sissejuhatust sellest, et 90-ndatel, võrreldes 90-ndatega on eluiga kasvanud umbes 10 aastat. Aga, et praegu on see 10 aastat pikem, aga tingimused tegelikult on ju muutunud. Kui me mõtleme tagasi 90-ndatesse või ka 80-ndatesse, siis milline oli meie toidulaud, mida me sõime, kui palju me liikusime, kui palju me tegime füüsilist tööd. Žigulidel turvavööd ei töötanud. No rääkimata sellest, aga inimesed oligi aktiivsemad ja nende toit oli natukene, toidulaud oli lihtsam. Ma ei tea, kui palju siis kolesterooli hädadega inimesi oli, ilmselt oli siis ka palju, aga kui ma tahan välja jõuda on see, et me oleme liikunud oma heaolu ühiskonnas suurte sammudega mugavama elu poole ja väga paljud tegurid nendest on suureks ohuks, sest nagu kolleegid ka ilmselt juba mainisid, et kolesterool ei ole selline asi, et lähed Mr. Beani kombel hommikul tualettruumi, vaatad niimoodi peeglisse, et mulle tundub, et kolesterool on natukene vist palju võitu, ma peaks midagi muutma, et sellest ei saa lihtsalt aru, et see on selline asi, mis on hiiliv selline oht kusagil selja taga, mida saabki ainult laboris teada. Kui mõtted väga ümmarguseks lähevad, siis teatav korrelatsioon selle kolesterooli tasemega võib ju ikkagi olla või ei ole? No jaa, võib-olla, aga niisugust nagu häda sul ei ole. Ma tunnen, et mul rinnus natukene pitsitab seemest kolesteroolist. Ta ei anna kuidagi niimoodi märku, eks ta on kuidagi salakavalam. Ja seepärast ei nähta seda ka suure probleemina, sest justkui elu läheb edasi ja midagi ei valuta. Ja nii nagu te ütlesite, et seda avastatakse üldjuhul suhteliselt hilja või liiga hilja, kui ta on juba meditsiiniline probleem sagini. Ja siis peab sekkuma juba väga printsipiaalselt, väga põhimõtteliselt, et kui on juba inimene nii-öelda punasesse läinud, et kas nüüd sa muudad midagi, me ravime sind või on minek. Aga tegelikult on kolesterool paljus ka meie enda valikutes kinni, juba lapsepõlve valikutes, eluviisides, harjumustes, me saame seda ise muuta, mitte küll 100%, me ei saa seda nagu lakmusena midagi võtta nagu võrdlusena, aga vaadates kas või meie lapsi, praegu ma kõlan väga vanana, mida ma võib-olla olen ka, et mida meie teismelised teevad. Nad istuvad nutitelefonides või arvuti taga, nad on kogu aeg fokusseeritud oma sellele teisele maailmale ja kui kõht läheb tühjaks, siis nad, kui nad just vanematega koos ei ela või vanematel ei ole nendel valmistatud õhtusööki või lõunasööki, nad võtavad kiiret selgitavat toitu, üldoluliselt rämpstoitu või tellivad Boltiga, kui nad natukene vanemad on. Ja täiesti märkamatult nad ongi istutanud enda sisse selle kolesterooli seemne oma eluviisidega, et nad söövad valesti, nad ei liigu, nad on ülevesinud, nad magavad vähe, nad ei puhka, neil pole taastumisaega. Ja see ongi see, kus täiskasvanu ikka jõudes neil juba võib olla suure tõenäosusega probleem mitte ainult kolesterooli, vaid ka mingite muude asjadega. Ehk siis see ongi see eluviis. Ehk siis vanemad ja lapsevanemad ja varavanemad siis, ma ei tea, näedutage rohkem või koputage nende südamed üldse peale, ega see on ka teie nagu tegelikult töö või vastutus. Võtame kas või selle sama toitumise, et kui praegu minna siia
mõned korrused allapoole toiduosakonda, me saame valmis toidu peaaegu ette, mis on tehtud. Praetud, ma ei tea, kartulid, liha, kala, juurviljad, midagi muud. Aga me tegelikult ei tea, mis seal sees on. Me pole ise valmistanud, meil puudub toidu teadlikkus. Vanasti tulles 80-ndatesse või 90-ndatesse, paljud vanemad tegid ju kodus ise süüa, neil oli selleks aega. Lapsed olid võib-olla seal samas juures, me teeme koos pannkooke, teeme piparkooke, nüüd paneme mingisuguse koogiahju või küpsetame muud. Ehk siis me teame, millest toit koosneb, nad olid kuidagi nagu selgemad. No, kui me selle toidu teema juurde jõudsime, siis lähme siis hästi praktiliseks ja lihtsaks. Mida ma peaksin vältima toidulaual, kui mul on kas kahtlus või ma juba olen saanud selle analüüsi tulemuse ja kinnituse, et mul on kõrge kolesterool. Kus kohas toidus on palju kolesterooli? Ma kujutan ette lisaks, ma ei tea, hamburgerile. Seal on palju kolesterooli ilmselt. Kus veel on? No tegelikult öeldakse seda, et mitte ainult kolesterooli puhul, vaid enamike tervisehädade puhul on klassikaks saanud see taldriku reegel ja toidupüramiid, mida peaks jälgima. Ja mida ka koolis õpetatakse ja teoorias me oleme kõik väga tugevad ja täiskasvanud me teame ka, kuidas peaks toituma. Aga koju minnes meil on ikkagi kiire ja me toitume nii nagu vaja on, et ruttu ikkagi keha funktsioneeriks. Ehk üks asi on see teooria, teine on praktika ja me võime ju rääkida ükskõik kui palju, aga kui me tegelikult sõnade järgi ei käitu, siis ei muutu ka mitte midagi, et see on selline vibutamine, et me peaksime tegema nii ja naa, aga me peame ise need muutused sammud astuma. Et kolesterooli ei ole köögiviljades, juurviljades, puuviljades ja on lihas. Loomsed rasvad. Loomsed rasvad. Nii-öelda hea kala, vabandust, on siis kala, mis on universaalsed, kus ei saa midagi. Ikka saab, aga vähem saab. Ja kes nüüd väga palju, ma ei tea, kas on õige näide, muna armastab, siis hoidke natukene tagasi ka, eks ole. Aga ühesõnaga, peab olema täisväärtuslik toidulaud, igat ühte natukene. Ja kui minna liiale, siis juba võidavad tekkida erinevad mured või sümptomid. Keegi soovib täiendada seda menüü ja toidulaua valikut? Toidulaua osas ma soovitaks ikkagi pöörduda oma pereõe poole ja saada korralikku toitumisalast nõustamist. Eriti siis, kui teil on juba ka näiteks kõrgvererõhutubi või näiteks läbi elatud müokardiinfarkt. Pereõde saab jagada ka näiteks Tervise Arengu Instituudi infovoldikuid, kus on korralikud menüüsoovitused läbi vaadata teie praegusi toitumiskavasid, mida teie reaalselt sööte ja kus saab ühte teist muuta. Sest vahest inimene vaatab oma harjumusi ja tegelikult ei näe, kus probleem on ja ongi vaja, et kui keegi spetsialist viskaks kiire pilku peale ja ütleks kohe, et näe, siin on paar asja, kus saaks juba kohe kiiresti nagu välja võtta. Nii et pereõde on siin tegelikult professionaal number 1, kes võiks teile oma abikätt ulatuda. Ma tuleksin korraks tagasi sammu või paar, kuni inimene pereõe juurde jõuab selle murega. Veel kord sellesse kooli astmesse või teismelisse ikka. Paljudes koolides on ju need kodundustunnid või kokandustunnid, kuidas neid nimetatakse, et kus tehakse koos mingit süüa. Tuletage meelde, mida te olete kuulnud, mida seal üldjuhul süüa tehakse. Makarone ja küpsetatakse midagi, pannkooke, klassika, kõige lihtsam asi. Et juba sealt tegelikult peaks hakkama see sama õpetus, et mis asjad, mismoodi sulle mõjuvad, kuidas peaks panema, et asi ei ole mitte toidu valmistamises, vaid et mismoodi valmistada õiget toitu, nii et see oleks asjad tasakaalus ja oleks suhkrut liiga palju, oleks soola liiga palju. Et see on see nagu see baasteadmine, mis peaks tulema kusagilt lasteaiast või koolist kaasa ja see loob selle taseme, et ta võib-olla hakkab suuremast peast ka tegema teadlikumaid valikuid, mitte ei osta valmis toitu, et keeran panni peale, teen soojaks, vaid ta oskab ise neid, ta teab, mis ta sööb. Märt tahab kindlasti sõna saada, aga Johannes vastuseks on see, et kõige hullem kolesterooli seisukohalt on muidugi kõik need head siuksed miksid, näksid. Mida on tore, kõik hea asi jah.
ja loomulikult loomne toit sisaldab kolesterooli, taimne mitte ja lähtudes Tervise Arengu Instituudi soovitustest, siis 3/4 toidust peaks olema taimne, 1 osa või veerand siis loomset toitu. Ja kui see tasakaal on paigas, siis on juba väga suur samm astutud selleks, et võiks asi olla parem kolesteroolide osas. Ma kasutan jälle areeni ja võimalust, et keegi vahele ei sega ja teised kuulavad. Et minu südameasi, üks südame soovidest on see, et rõhutada, kui tähtis on hommikusöök tegelikult. Paljudel on tööinimestel on väga kiire, lastel veel kiirem, küll ta koolis sööb ja lähevad minema. Hommikusöögita või selle puudumisel võivadki mitmed hilisemad valed käitumised ka kinnistuda. Kui hommikul on kõht täis söödud, eelistatud siis näiteks putru või leiba või midagi korralikku, siis keha töötab nende õiges rütmis. Kui hommikusöök jätta söömata, siis tekib nälg kusagil keskpäeval, siis võetakse neid kiireid suhkruid, et ruttu saada ennast uuesti nagu ärkvel hoida. Võetakse valesid näkse, mitte juurvilanäkse, vaid neid kartulikrõpse ja muid asju. Ja niimoodi läheb see kogu päev käest ära, kuni selleni, et süüakse väga hilja õhtul. Ja kõik need on need sammud, mis on halva kolesterooli taseme teel sillutatud esimesed sammud. Et kui me ei alusta nagu põhilistest baasasjadest ja ei tee selgiks, et need on millegipärast mille vajalikud ja me käitume teistmoodi, siis ei muutu ka mitte midagi, siis me võimegi jääda neid õnnetuid patsiente ravima, neid, et kuhu raha lähebki ravisse, aga me saame selle eeltööga, teadmistega väga palju ära hoida juba, aga see on juba nagu teooria. Märt, kas asi on ainult toitumises? Mis tegelikult iseloomustab neid patsiente, kellega kardioloog kohtub, kelle kolesteroolitase on kõrge, kes on läbi põdenud infarkti, keda tuleb hakata tagasi elule turgutama? Ja ma siiski natukene peegeldaksin kolleegide arvamusi, et Valdo esindab Tervise Arengu Instituuti ja see on väga palju tavalisele inimesele mõeldud tervise ja toitumissoovitusi, kes ei ole sellel veebileheküljel käinud ja kes tahab olla tervislik, siis kindlasti külastage seesama see toitumine.ee. Et see toidupüramiidi teema, kes luges siin nädalavahetuse Postimees igal jumala nädalal avaldab uue imedieedi retsepti. Ja nüüd oli tehtud sellest kokkuvõtte, et unustage imedieedid, vaid vaadake toidupüramiidi. See aitab tegelikult. Ja tõesti nii on, see on piltlikult lihtsalt seletatud, kui palju milliseid aineid on lubatud, mida tuleb vältida, mitte niimoodi keeruliste nimedega, aga toiduainete kaupa. Nii et tõesti kolesterooli allikad on loomsed rasvad, piimarasvad, näiteks kui võrrelda sellist Põhjamaa dieeti ja tervisliku Vahemere dieeti, nad oluliselt vähem tarbivad piimatooteid, rasvast liha ja samas on olemas siis defineeritud head rasvad, mis kompenseerivad halbade rasvade koostist. Näiteks kalas on hea rasv, kõik võimalik taimse päritoluga, taimse õliga lõhtud toiduained, lähvid eriti, isegi näiteks tume šokolaad pigem on tervislik, mida rohkem kakaosisaldust, seda tervislikku ja sellised toitumise põhimõtted on. Aga teie praktikudena oskate kindlasti peegeldada tagasi, et kuidas on, kui inimene juba muredega teie juurde jõuab, kas ta pigem ootab teilt sellist tabletti, ravimit, mis ta uuesti korda teeks. Ja kui te ütlete, et tegelikult te peate alustama oma eluviiste muutmisest, siis ta arvab, et see on liiga lihtne või liiga labane ja nõuab nii palju vaeva, et andke mulle mingi kiirem lahendus. Ja kuidas inimeste reaktsioon päriselus välja näeb? Meil on erinevad patsiendid, tõenäoliselt erineva profiiliga, et minu patsiendid on enamasti tervemad ja nemad kohe tablettiravimiks enamasti ei ole valmis. Aga mina vahes näen, et see kolesterooli algnumber liiga kõrge ja minul juba ravijuhenditest lähtuvalt ei ole algusest juba peale lootust, et ma saan piisavat langust ainult dieediga. Nii et vahest ma pean valmistama patsiendile pettumust, et sa pead olema tubli küll oma toitumises, sest mitte ainult kolesterooli pärast. Me tahame ka kehakaalu, me tahame üleüldse seda tervist saada kätte tagasi, aga kolesterooli pärast ikka tahaks vahest ravimi panna. Sellist imerohtu
poolel ei ole, et võin seda taluvõid ja seapekki edasi süüa, võtan õige tableti kõrvale ja elu möödubki ilusalt ja tervelt. No me manustame ravimeid ja olgem ausad, et kõik ju patsiendid ei ole tublid dieedipidajad. Ma tahaksin teha üleskutse, vaadates ka siia saali, et on ainult mõned härrad, väga palju daame, siis ärge väsige mehi näägutamast, et nad mehed võtaksid ka siis liha kõrvale, ma ei tea, kodujuustu ja rohelist ja teist ja kolmandat. Et kui te seda ei tee, siis ei võta mehed nii vähegi neid asju juurde peale. Aga ikkagi rääkides sellest üldisest nagu patsiendi käitumisest, kui me räägime, et teadlikkus kõrge kolesterooli probleemist on meie ühiskonnas olnud juba umbes 30 aastat, siis kuidas need patsiendid ikkagi reageerivad, kellele see kõrge kolesterooli näit teatavaks tehakse? Kas järgmine kord, kui nad perearsti visiidile tulevad, on see kolesterooli näit juba korras, on mingisugune muutus eluviisis toimunud või tegelikult peate alustama otsast peale? Kahjuks tihtipeale seda positiivset muutust ei ole. Ja vahest ma ütlengi juba analüüsi kommenteerides, et vaata, et tegelikult sinu kolesterooli numbrid on täpselt samasugused viimased 2-3 aastat. Ja kui 2-3 aastat pole mitte mingisugust positiivset muutust toimunud, siis kui suur tõenäosus, et nüüd midagi elus muutub nii drastiliselt, et nüüd me näeme, et on paar ühikut alla läinud. Et kahjuks seda nagu sellised nagu häid lood mul on hästi vähe. Aga miks see nii on? Kas inimesed ei saa aru sellest kolesterooli probleemist või lihtsalt nad ei olegi valmis oma elustiili muutma? See singivõileib on kui inimene on 20 aastat singivõileiva söönud ja tal see on meeldinud, siis mis pärast peab mingisuguse müstilise kolesterooli pärast sellest loobuma? Parem satub kardioloogi juurde ja küll siis seal tehakse asjad pärast korda. Võib-olla seal ehmatab ja võib-olla siis mõjub. Aga võib-olla ka mitte. Kas tihtilugu meil läheb nii, et me küll teame, et kolesterooli tase inimese organismis on kõrge, me umbes suudame juba ette kujutada seda stsenaariumit, mis järgmise 5 või 10 aasta jooksul juhtub ja enamik nendest stsenaariumitest realiseerubki teie kabinetis? Oleme sellest taluvõist ja singivõimust patuputi siin teinud, et nemad on kogu hädades süügimaailmas. Et kui vaadata toitumispüramiidi, et sama taldrikureeglid, et seal on kohta sellele võine ja sellele singitükile ja lihatükile, et ei ole keelatud. Et küsimus on kogustes ja proportsioonides. Nii, hästi. Et tegelikult kõik toiduained on lubatud, aga küsimus see, et meie harjumuspärane toitumine kipub olema väga ühesuunaline. Tuleb suvi, tuleb grillihooaeg, siis ongi toiduaine grillvorst ja talvel siis natuke teistsuguse variatsioonidega. Nii et proportsioone tuleb jälgida ja kõrge kolesteroolis inimese selline üsna loomupärane reaktsioon on ikkagi ignoreerida probleeme, et ta ju ei tunne seda kõrget kolesterooli ja parem oleks unustada sellest hoiduda. Et sellepärast võib-olla südamehaiguste riskitegureid, üks on kõrge kolesterool, teine on kõrge vererõhk, enamasti inimene ei taju neist kumbagi ja maailmas on levinud selle kohta termin vaikne tapja, silent killer. Et esimene haiguse avaldumine võibki olla surma saabumine. Et asi kestab aastaid, probleemid kuhjuvad, inimene ei taju seda ja sellepärast tuleb selle tähelepanu pöörata. Samas on mõlemad riskitegurid väga kergelt diagnoositavad, leitavad, aga tänapäevaste võtetega hästi ravitavad. Nii et me saame väga palju head teha, kui me sellele tähelepanu pöörame, sellega tegeleme. Kuidas ma ikkagi teada saan, et mu kolesterooli tase on normist kõrgem? Mina käisin töötervishoiuarsti juures, sest mu tööandja suunas mind sinna. Aga kui suur osa meie rahvastikust tegelikult on teadlik oma kolesterooli tasemest ja kui tihti seda kolesterooli taset mõõtma peaks? Ma pakun välja, et tegelikult inimesed ei ole väga teadlikud. Et pigem on see, et mulle öeldi, et mul on korras. Mida mul üldse määrati? Mis need numbrid on, et me väga palju ikkagi ei teadvusta endale seda. Aga sellest piisabki teadmine, et mul on korras? No ma arvan, et ei piisa. Ma arvan, et
võiks need 2 numbrit nagu meelde jätta, nii nagu siin kardioloog Märt, eks ole, ütles, et mis see kolesterool on ja mis see halb kolesterool on, et need numbrid ja jälgida neid ka dünaamikas. Kõige lihtsam on ju kätte saada või küsida siis, eks ole, oma arsti käest, mis need siis on. Või teine on see, et minna digilukku ja vaadata sealt järgi, eks ole, mis need numbrid siis reaalselt on ja ikkagi jälgida. Ja olla nagu selles osas ikkagi rohkem teadlik. Et see oleks ilmselt võib-olla mõistlik. No kui see kolesterool on silent killer või vaikne tapja, siis kui tihti ma peaksin neid analüüse tegema, et ma selle vaikse tapjaga kohtuma ei peaks? Kõik sõltub elustiilist kindlasti ka, aga mina nüüd oma ja laboriarsti võib-olla sellise arvamuse ütleks sellisena, et kui sa oled täiselõus noorepoolne inimene, sul ei ole tuntavaid terviseprobleeme, ei ole täheldatud ka erilisi terviseriske, sa ei suitseta, sa ei ole ülekaaluline, sa toitud enam-vähem tervislikult, vähemalt enda arvates ja nii edasi, siis võib-olla piisab ju tervisenäitajate kontrollimist sellise 5-aastase intervalliga. 50 pluss võiks võib-olla see intervall olla natuke väiksem, sest juba puhtalt vanusest tulenevalt ja võivad kolesteroolid kiiremini ära minna korras, sest vanusega lähevadki, kolesterool tõuseb ka muid riske kindlasti hakkab lisanduma juurde. Nii et, ja kui mul on juba mingid terviseriskid, probleemid või mul on kolesterool korrast ära, siis raviarst ütleb, millal järgmine proov tuleb teha. On minu arvamus. Täiendage. Ma lihtsalt ise kardan seda, et kas me ei istuta inimestesse liiga palju hirmu sisse, et hakkabki massiliselt tulema vastuvõtule inimesi, et palun kolesterooliga, tehke see analüüs ka. Kas see oleks nii halb, kui nii läheks? Ma ei tea, kas see oleks mõistlik nii sagedasti või mis see õige kord 5 aasta tagant? Ärgem kiirustage selles mõttes, et me oleme ootel, varsti tuleb juhend, kus on täpselt öeldud, kuidas jälgida terveid isikuid. Me oleme kõik väga ärevil, et varsti läheb selgemaks. Täna seda selgust ei ole tegelikult. Täna seda selgust tegelikult ei ole, nii et kõik perearstid, kui me räägime perearstidest, mina saan ainult perearstide nimel nagu rääkida, et hetkel kõik perearstid toimetavad nii, nagu nende südametunnistust seda ütleb, et üldiselt kui patsient ütleb, et ta tahab profülaktilist kontrolli ja kui see justkui iga poole aasta tagant ilma põhjuseta noorel inimesel ei ole, siis perearst üldjuhul teile ei ütle. Isegi kui noor inimene kord aastas ütleb, et ta tahab pereõe juurde tulla, siis ikkagi tullakse vastu, võetakse vastu, arutatakse, vaadatakse üle, et mis need riskifaktorid on ja vastavalt vajadusele määratakse ka kolesterooli. Nii et üldiselt ei ole probleemi korra aastas ka nagu küsida, et kas mul on vaja ja konsulteerida iga oma pereõega. Aga üldiselt noorel inimesel iga-aastast kontrolli minu nägemisel ei ole mõtet teha 3-5 aastat, aga varsti tuleb konkreetsus selles küsimuses ja me saame teada ja kõik hakkavad toimetama ühtemoodi. Nii et siin jaanuari alguses tagasi mõeldes kõigile nendele maitsvatele piduroogadele, mis olid väga kolesteroolirikkad minu jõululaual, ei pea ma kartma, et kui ma näiteks kevadel käisin ja andsin kolesterooli analüüsi, siis nüüd jaanuariks pärast neid suuri söömaaegu on mu kolesterooli näitaja täiesti laes ja mind kohe ähvardavad hirmsad südame-veresoonkonna haigused. Sellist kiiret kolesteroolihüpet kehas ei toimu. Või tähendab sellist baashüpet ei toimu. Aga kindlasti vahetu söömine ja kõik need pidusöögid mingi jälje ikkagi jätavad. Aga kui sa nüüd lähed nagu normaalse toitumise peale tagasi ja tagad selle tervisliku toitumise. Mul on plaan selleni varsti jõuda. Proovi pinguta. Ja siis ma arvan, et ei ole probleemi, jah. Nii et järgmine proov, kui töötervishoiuarsti juurde lähed. See kolesterooli, kõrgekolesterooli probleem, see kuhjumine, see veresoono kahjustus on ikkagi kuhjuv aja jooksul aastatega tekkiv, et üks pidusöömaaeg ei tekita inimesele infarkti, et see probleem on tekkinud just
peamegi rääkima, alguses oli noortest palju juttu, see hakkab noorest vanusest pihta, aga juba kooliealised, aga kindlasti 20-ndatest, 30-ndatest eluaastatest. Siis hakkab see haigus arenema ja ta jõuab oma väljenduseni, arsti juurde minekuni, infarktitekkeni peale 50 eluaastat, aga see on aastate pikkune protsess, mida ta peabki pikalt tegelema ja pikalt ette võtma. Me räägime hästi palju toitumisest. No see ei ole vist ainus. See ei ole ainus ju. Tahan öelda, et füüsiline aktiivsus on ju ka väga oluline, et kolesteroole pisutki ohjata. Kuidas see siis käib, et teen oma 10 000 sammu päevas ja kolesterool kehast vaikselt niimoodi kaob ja võin oma tavalise toitumise juurde naasta või? See 10 000 sammu on ju natukene selline, ma ei tea, müüt. Vähe. Et see on ikka pigem igapäevane jah, piisav liigutamine. Mis see piisav liigutamine on, kuidas ma tean, et ma piisavalt palju liigutan? 30 minutit, pulss peab natuke kiirenema, selg peab märjaks saama. Seal on erinevaid soovitused, 30 minutit vähemalt peaks liigutamine olema. Liigutamine võiks ollagi eraldi liigutamine, et paljud inimesed ütlevad, et ma teen kodus oma toimetusi ja koristan ja lähen jalgsi tööle, aga võtke ka eraldi aega nende jalutuskäikude jaoks, need ei pea olema sporditegemised, võivad, aga ei pea olema. Et oluline see, et te tunnete natuke väsinuna, võib-olla tegite hingeldust, metsas käimised, saate mõnest mäest üles ronida, see kõik on okei. Ja see langetab kolesterooli, halva kolesterooli ja eriti hästi on tõestanud, et see tõstab seda hea kaitsva kolesterooli taset, nii et kehane koormus parandab kolesterooli profiili, langetab kehakaalu, et see kindlasti on väga oluline lisakomponent. Spordi tegemisega päriselt kolesterool minu veresoonte siseseintel väheneb. Ja ma võin süüa südamerahus siis natukene rohkem seda, mis mulle maitseb või? Jaa, kolesterooli tase langeb ja see tõesti kaitseb selle kaudu ka veresooneseid. Ma tuleksin korraks tagasi samasse 8- või 90-ndatesse, kus me liikusimegi rohkem, sest autosid oli vähem, sest ühistransport käis harvemini, me pidime rohkem kõndima, ei olnud eskalaatoreid, me käisime trepist, me iga päev tegimegi selliseid nähtamatuid samme, me olime aktiivsemad ja praegu on tulnud see justkui sellise šokina, et me peame hakkama liigutama, et me oleme liiga mugavaks muutunud. Et me olemegi mugavaks muutunud ja see ei tähenda sportimist, vaid ma toetangi, et mis tahes liikumine, elurõõmus liikumine, kelgutamine, jalutamine, suusatamine, tantsimine, kõik, see ei pea olema sport, see peab olema lihtsalt füüsiliselt aktiivne olemine. Minu 93-aastane isa, nii palju kui ta püsti seisab, teeb ikka igal hommikul veel virgutusvõimlemist. Sest ta teab, et kui ta neid ei tee, siis ta lupib, ta jääb nagu vanaks sõna otseses mõttes, ehk siis inimene liigub seni, kuni ta elab või vastupidi, et elab seni, kuni liigub. Et see mõtteviis on jällegi vana tuntud tõde, mida meie kõik vaadates, me tuleme sellistest ajastust, peaksime teadma, aga see kuidagi on ära unustanud või nüüd leiutatakse ja avastatakse seda kui imeravimid, et me peaksime rohkem liikuma. Inimene ongi liikumiseks loodud, mitte istumiseks või seismiseks, et istumine ei ole loomuomane, vaid on seismine, on aktiivne olemine. Nii et neid vanu tõdesid nagu ka toitumisest, ka liikumisest tuleb uuesti meelde tuletada, et see ei ole mingisugune keemia või ei pea neid samme nii lugema, samme võib lugeda, aga see ongi selline igapäevane vitaalsus, mõtteviis, et ma pargin oma auto natukene kaugemale ja jalutan poodi, mitte ei pane lähemale, et oleks lähem maa. Et see on selline, mis nüüd lõppenud liikumisaastaga kuidagi tuli uuesti ühiskonnas esile ja mis vajab aeg-ajalt meelde tuletamist, samamoodi nagu ka magamine, uni, puhkamine, et uneaeg on vajalik, et ilma uneta me ei taastu, me olemegi kogu aeg stressi sellel lävel. Suhted samamoodi, et me kuidagi ei väärtusta või ei oska neid hinnata, et sealt me saame neid positiivseid emotsioone. Pisiasjad tegelikult ongi need, mis teevad elu nagu täisväärtuslikuks. Aga me oleme hakanud ära unustama ja siis peavadki kas arstid või spetsialistid või toitumisspetsialistid või elustiiliõpetajad neid aeg-ajalt meelde tuletama, et tegelikult ongi lahendus lihtsates tegevustes, mida me enam ei tee või teeme vähem.
kuidas nende kolesterooli ravimitega ikkagi on? Me näeme statistikatest, et Eestis sureb ikkagi südame-veresoonkonna haigustes väga suur osa inimesi, see on üks levinuim surmapõhjus. Miks inimesed neid ravimeid ei võta või kuidas see perearsti nii-öelda kabinetist paistab? Kas inimesed on tegelikult valmis selle probleemiga tegelema ja miks ikkagi see surmade näitaja meil nii kõrge on, kui meditsiin on ometigi nagu kaugele arenenud? Miks surmade number nii kõrge on, ei ole tõenäoliselt minule küsimus. Aga küsimus on selles, et kas inimesed tegelikult kuulavad arste ja alluvad sellele ravile ja ka võtavad neid ravimeid, mis neile välja kirjutatakse? No minu arvamus on see, et patsient ei ole arsti sõna allumiseks, vaid patsient on ikkagi partner ja peaks ikkagi oma vastutust vastu võtma ja siis oma otsust nagu vastu võtma. Nii et mina ikkagi räägin mina selgitan, milles on probleem ja pakun patsiendile need variandid, et mida kas ta võtab vastu või siis lükkab tagasi. Et minu kogemus ütleb, et kui meil on sellised haigused nagu seda kolesterooli tõus, et kus meil on tegu pigem nagu profülaktikaga, et me tahame ära hoida infarkti, siis pigem patsiendi aktiivne otsus tagab pikaajalist ravi, kui see, et mina lihtsalt tuimalt kirjutan retsepti, prindin välja raviskeemi, ütlen, et nüüd on niimoodi, et sina elu lõpuni sööd seda rohtu, sest suure tõenäosusega, et ta varsti lõpetab ära, et patsient peab seda otsust ise vastu võtma. Kui tihti seda juhtub, et jällegi, et minu kogemus on see, et kui vähegi võimalik, alustame ikkagi toitumisest. Jällegi ma annan inimesele võimalust selle mõttega harjuda, et sul on kolesterool kõrgem, sul on kõrgemad riskid. Et vaata, et ainult dieedist ei olnud piisav, et me proovisime, sellest ei olnud efekti, et nüüd meil ei olnud midagi muud, kui me läksime ravimi juurde. Et see on minu võib-olla jah, kergelt manipulatiivne käitumine, aga siiski mina tahaks, et patsient ise oleks selles huvitatud ja see oleks eelkõige patsiendi otsus, mitte minu nagu pähemäärimine. Me teame, et Haigekassa eelarve või nüüd tuleb öelda Tervisekassa eelarve on tohutu surve all. Ees seisab meeletu puudujääk. Kui palju me tegelikult võiksime oma raviraha kokku hoida, kui me oma südame-veresoonkonna haigusi, näiteks seda sama kõrget kolesterooli suudaksime oma elustiili valikutega paremini reguleerida, ennetada. Nii et need patsiendid ei jõuaks teie töölauale. Ma ei tea, kas keegi oskab seda numbrit välja öelda, aga see number võiks olla väga suur ja see on igal pool, mitte ainult meil Eestis, vaid ka mujal maailmas defineeritud, et kui südamehaiguste nii-öelda rahalisest kulust rääkida, tõesti me ravime neid tagajärgi, ravime infarkte, insulte ja kõikvõimalikke muid asju, aga kõige suurem rahaline kasutaja tuleb ikkagi sellest ennetustööst, preventsioonist, et alustada võimalikult terve inimese mõjutamisest, elustiilist. Kui on vaja ravimiga kolesterooli ravida, mõnikord on, siis tuleb seda teha, vererõhku ravida, et nii meil kui ka Euroopa tasandil on defineeritud, et see on number 1 mõttekas investeering, et lõpuks neid tüsistuste ravimise rahasid kokku hoida. Meil Tervisekassa ravieelarve on üle €1 000 000. Me ei räägi siin mitte mõnekümnest miljonist, vaid tõenäoliselt mõnesajast miljonist, mis me kulutame südamehaiguste raviks ja suur osa sellest rahast kulub ära just nimelt kardioloogi juures, sest need operatsioonid on kallid. Ja, et südamehaigused on ju endiselt Eestis kõige suurem suremuse põhjus ja südamehaigused on kõige suurem meie terviseraha kulutaja. Ja see on meie ühine raha, see ei ole kellegi anonüümne raha, see on meie kõigi käest kokku korjatud raha. Ja see on ka Tervisekassa on avaldanud sellised numbrid, et 80% Tervisekassa budžetist kulutab ära 20% inimesi. Nii et see on üks grupp inimesi, kes on siis oma haiguse sellisesse staadiumisse jõudnud, nad vajavad kallist ravi ja meil on solidaarsuskindlustus, me kõik maksame selle kinni, nii et see ühtepidi on nagu meie kõigi ühine asi neid asju ära hoida, ennetada
ja selleks on tegelikult töövahendid olemas. Oleks, et meil ei oleks neid, aga meil on olemas teadmised, töövahendid, me teame, kuidas seda teha, nii et on vaja pealakkamist ja ühtset eesmärki sõnastada. Ma võin eksida, aga mul on jäänud kusagilt kõrvade vahele selline suurusjärk, et iga ennetusse suunatud euro on 7 või siis teistel andmetel 10 korda odavam kui pärast tagajärgedega tegeleda. Ehk siis see vahe on 7 kuni 10 korda, kas sa tegeled ennetavalt või siis juba tulemustega, siis kui on juba inimene haige nii-öelda. Ja rääkimata sellest tulemusest, mida inimene tajub, et üks variant on see, et ta elab tervena, pikemalt saab tervena elatud aastaid juurde, teine variant on see, et ta elab töövõimetuna, haiguse tüsistusena või vastupidi, tal on reaalne risk ära surra varem, kui ta seda võiks. Ja minu meelest on, vabandust, hästi selline ebaõiglane, no igasugused patsiente, igasugused inimesi on, aga on hästi ebaõiglane, kui inimene, kes ongi terve elu väga, ütleme siis ebaterveid valikuid teinud, lõpuks haige ja tuleb puru haigena, ütleb, et doktor, palun tehke mind nüüd terveks, et meditsiin aita nüüd. No kus sa ennem need 60 või 50 aastat elasid, et kõik oli sinu kätes, see on pigem nagu väga suures osas elustiili haigus, mitte nagu meditsiiniline haigus. Kui on meditsiiniline haigus, siis oled sa juba tõesti haige, aga seda ennetada, siis kõik võimalused on valla. Nii et kõik on meie enda kätes. Head sõbrad, meie aruteluks ette nähtud aeg hakkab vaikselt lõppema, aga kuna te olete nii kannatlikult ja tähelepanelikult kuulanud, siis kui teil on nüüd tekkinud küsimusi, siis ma usun, me 2-3 küsimust publikust võiksime võtta ja proovida neile vastata. Palun andke käega märku, kui teil küsimus on. Ma näen seal üks härra juba on. Olge hea, öelge oma nimi ja küsimus. Tere, et selle arutelu nimi oli Müüdid ja tegelikkus, et kui lubati, siis ma küsiks ühe intrigeeriva küsimuse teilt. Ma olen lugenud Taani, Rootsi arsti Uffe Ranskovi raamatut Rasv ja kolesterool on kasulikud, mis siin samas rahvaraamatus müügis oli. Ja tema väidab, et kõrge kolesterooli näitaja ja veresoonkonna haiguste ehk siis lupjumise seostamine on vägivaldne. Tulge natuke siia poole, see äkki mikrofoni vilistab. Jah, et nende seostamine on vägivaldne. Et ta ei lükka ümber seda, et vanemas eas veresooned inimestel lupjuvad, aga see ei ole põhjustatud kolesteroolist. Vaid nii nagu te kõik tõite näiteid, et see on elustiil, vähene liikumine, stress, vähene magamine, võib-olla suhkru söömine, mis iganes. Ja nüüd selle tema nagu mõttekäigu loogikat näitab see, et vaatamata sellele, et see kolesterooli seos avastati, nagu te ütlesite, 90-ndatel, 30 aastat on seda nagu olnud ja vaatamata sellele südamehaiguste, infarktide hulk nagu suureneb. See ei ole langenud vaatamata sellele, et seda üritatakse ennetada, ravida, pannakse tohutuid rahasid sinna. Et ma ei tea, kas keegi oskab seda nüüd kommenteerida, et miks tema oma raamatus hoopis teistmoodi läheneb. Aitäh selle küsimuse eest ja ega see ongi see üks levinumaid müüte, et on olemas tõesti võõrkeeles tõlgitud raamatuid, aga meie Eesti autorid, kaasa arvatud mõned arstid on selliseid artikleid avaldanud ja selline seisukoht on täitsa olemas. See on see, millega me alustasime, et kolesterool on tegelikult normaalne, kehale vajalik, keha omane ehitusaine, me vajame seda. Nii et kolesterool iseenesest ei ole meie vaenlane, aga teatud olukordades võib tekkida probleeme. Kui inimesel on kas kaasuvad riskitegurid või on see number mingi põhjusel liiga kõrge, see võib saada meile probleemiks, me peame sellega tegelema. Kindlasti me ei saa seda sellist üldrahvalikuks vaenlasel kuulutada, et temaga peaks võitlema. Kõrgel kolesteroolil ja südamehaiguste riskil on kindlasti seosed, see on väga paljudes rahvatervise uuringutes tõestatud. Ja kolesterooli alandamine vähendab südamehaiguste riski. Et selles osas me Eestis oleme natukene praegu maha jäänud, võrreldes näiteks Skandinaavias, kus inimesed on olnud
90ndatest saadik ikkagi rohkem teadlikud, tegelenud sellega. Nad on ka vältimad vajadusel ravimeid kasutada. Nad on saanud väga selge südameinfarktide riski languse. Aga Eestis südamehaiguste suremus tegelikult on langustrendiga. Et me oleme seda tööd teinud ja see trend on langev, nii et tegelikult ei kasva infarktide arv, et pigem ikkagi inimeste eluiga pikeneb, infarkti risk väheneb. Aga tegemist on ühe müüdiga, siis ma saan aru, kui me juba sellele vestluse pealkirjale vastavat sellist küsimuste vastust siin sihime. Ja, just nimelt. Ja see ongi üks sagedasi põhjusi, miks inimesed seda probleemi pigem ignoreerivad või kui on seda vaja ravida elustiili muutusega või ravimiga, siis nad seda pigem teha ei taha. See on üks tavalisemaid selgitusi, mille taha võetakse. Kas keegi soovib veel täiendada seda või see sai tegelikult ammendava vastuse? Tunnete, et teie küsimus sai vastuse? Nii, aga anname veel sõna publikule, palun. Kas see on nüüd kui kolesterooli ravimid tarvitamine tekitab lihasnõrkust? Kas see on tõsi? Kõrvalmõjudest rääkida. Lihasnõrkust tekitab. Nii, küsimus on kõrvalmõjudest, ma saan aru, ja kolesterooli ravimite kõrvalmõjudest. Kas see võib tekitada lihasnõrkust? Kas võib tarvitada siis mitte ravimid, või mingit teist viisi, et kolesterool langeks, et ei peaks nagu ravimita? No nii, palun. Ja aitäh selle küsimuse eest, et tõesti me ei ole ravimitest ega kõrvaltoimetest tõesti rääkinud. Kõige levinumad kolesterooli langetavad ravimid, mis on väga efektiivsed ja on palju tervist inimesele juurde tulnud, nii-öelda statiinid. Millel on tõesti lihastega seotud kõrvaltoimed võivad olla. Ja ka need on väga põhjalikult kõigis uuringutes ka kirjeldatud. Millised need kõrvaltoimed on? Kõige tavalisem ongi see, mida küsija küsis, et ta tunneb lihasvalusid, öösel jalad on kas krambid, jalad on valulikud. Et seda on kirjeldatud kuni 5–10% ravimi kasutajatest, aga järeldus on tehtud see, et suurel osal sellest on ohutu ja ei pruugi olla ravimi kasutusega seotud. Me kõik aeg-ajalt kuskilt valutame, et on tehtud ikka spetsiaalsed katsed, et ravimi jäetakse ära ja vaadatakse, kas see probleem möödub, ei möödunud. Nii et tõsiseid lihaskahjustuse, lihasprobleemi esinemissagedus on, aga sagedus on alla 1%. Nii et kõrvaltoimed on olemas, väga hoolega jälgitakse, aga kindlasti see positiivne kasu, mis ravimist tuleb, on enamikul inimestel oluliselt suurem kui kõrvaltoimerisk. Aitäh! Kas on mõni küsimus veel? Ja publik lubasin võtta 3 küsimust, 2 on küsitud. Viimane küsija. Näen, seal on käsi püsti. Natuke jääb siis nagu arusaamatuks, kuna korraks käis läbi, et ainestarassaud on midagi paremad, siis jääb nagu tunne, et eelistada tuleb ikkagist margariini, kui vana head võidleival. Et me tahaks nagu rohkem lehma usaldada kui keemikuid. No väga huvitav. Kuidas siis sellele nüüd vastata? See margariini teema on hästi intrigeeriv, aga tõesti nii nagu seal alguses oli juttu, et 94. aastal see soomlaste margariini söömise komme tuli. Kui te lähete, näiteks käite Soojamaa reisil Vahemere ääres, et ega nad ei pane sinna leiva peale väga midagi. Oliivõli? Just, oliivõli, just. Ei pane ei võid ega margariini, see on selline meie Põhjamaa komme, mida me siin teeme. Söövad ometi õhtul hästi hilja, mida Valdo soovitas mitte teha. Millega ma olen nõus, ma ka ei maga hästi, kui ma õhtul väga hilja söön. Ja joovad sinna kõrvale klaasi punast veini ja teevad mõideid asju. See on kõik väga tore. Aga see margariini teema võib-olla tõstatud natukene hiljem, et töödeldud rasvade töötlemine on probleem, et sealt tekivad need kurikuulsad transrasvad, mis on veel hullem kui need loomse päritoluga rasvad. Ja transrasv on odav töödeldud rasv, mis peidetakse kõik meie tavapäraste näkside, maiustuste, küpsiste, piparkookide, kommide sisse. Et need enamasti sisaldavad. Terve maailm praegu jõuliselt sellega tegeleb, et paketite peal oleks transrasvade sisaldus välja toodud. Eestis see nii selge veel ei ole, aga sealt töödeldud rasvasid te saate peidetuna valmis toitudest. Et küsijat veidi rahustada, siis Soome margariin minu vanavanemate külmkappi väga pikaks ei jäänud. See kuidagi nagu kadus sealt ära ja tuli see talupõhi sinna asemele, aga muidugi ka minu vanaisa tervis sellest oluliselt paremaks ei läinud. Aga
ma võtan viimase küsimuse, proua, te soovisite veel täpsustada, et ei jääks midagi kripeldama. Jah, mul niikuinii jääb kripeldama. Ma tahaksin küsida, vot siin oli juttu, et need sümptomid, kõrge vererõhk, kolesterool tekib nagu siin 2 härrad rääkisid, et inimene ei saa aru, et nad tekivad. Aga kui ükskord avastatakse, siis kas siis on hilja ja kas siis peab elu lõpuni ravimeid sööma, et ellu jääda? Niimoodi ütles arst ühele patsiendile, et kui sa nüüd ei söö ravimeid, siis sa sured 10 aasta pärast. Sest avastati alles nüüd tema see ühesõnaga. Siis elad 10 aastat veel elad, kui sa hakkad nüüd ravimit sööma. No eks arstid kasutavad ka väga erinevad sellised kommunikatsioonivõtteid patsiendi mõjutamiseks ja selge sõnumi andmiseks, aga ennetamise alustamiseks ei ole kunagi hilja. No aga kui ei tunne, siin oli juttu, et inimene ei tunne. Selleks tulebki seda asja mõõta, et teada saada, mis see kolesterooli number on. Kaasa arvatud vererõhu mõõtmine, seda peab ka tegema ka täiesti normaalne terve inimene. Et eriti head selliste ennetustöö kolesterooli langetamise efekti tegelikult saabki nendel inimestel, kes näiteks on juba infarkti põdenud. Et nendel on väga tungiv soovitus kolesterooli alandavaid ravimeid võtta. Ja kui me enne rääkisime siin kolesterooli normidest, et üldkolesterool 5, algkolesterool 3, näiteks infarkti põdenud inimesel on selle eesmärgi tõmbanud märksa madalamale. 3 asemel on see näiteks 1,4. Nii et nad on kõrge riskiga inimesed, nende sisuliselt elu on selle juuksekarva otsas ja kolesterooli me alandame veel jõulisemalt, vererõhku alandame veel jõulisemalt, et säilitada seda, mis on. Aitäh. Liina, soovisite te veel midagi lisada? Ei. Valdo. Mul tuli meelde üks anekdoot sama eluaastate lubamise peale, et 2 meest saavad kokku, üks ütleb, et ma vahetasin oma perearsti. Miks? Vaata, vana perearst lubas mul praeguse elustiili puhul, et mul on umbes 5-6 aastat elada, aga uus see pakub juba 10, veel parem. Nii et ärge uskuge alati arsti ja alati küsige teiste arvamust juurde, et kui palju teile antud on. Head sõbrad, mis on nüüd see sõnum, mida te sooviksite, et inimesed sellest arutelust kaasa võtaks? Siin kõlas palju tehnilist, keerulist, võib-olla mõned lühendid on juba meelest ära läinud. Aga mis on see mõte, mille siit ikkagi nüüd kaasa võtma peaks? Ma annan kõigile teile võimaluses anda oma selline nii-öelda viimane hea mõte kaasa inimestele, kes nüüd siit raamatupoest hakkavad koju jalutama või trammi peale lähevad. Olge oma tervise suhtes teadlikud, võtke see aeg selle peale mõelda, võib-olla sellist ikkagi ka teaduspõhist kirjandust natuke lugeda, et ärge uskuge nende suurte meediakanalite neid imedieete. Seesama Tervise Arengu Instituudi soovituste lugemine, see on väga okei, seal on lihtsalt kirjutatud häid mõtteid kirjas. Ja kui te näete probleemi, sellega annab tegeleda, et mida varem, seda parem, aga hilja ei ole mitte kunagi. Ja südamehaiguste riskitegurid summeeruvad, mitu summeerub kokku ja aeg töötab pika aja jooksul ja kahjuks kui praegu on probleem, siis probleem võib avalduda, välja tulla 10-20 aasta pärast, kui te olete noorem inimene. Aitäh, mulle väga meeldisid need mõtted, et tänapäeva infoühiskonnas on väga palju infot, väga palju allikaid ja väga raske on teinekord väljas selgida, et millist allikat uskuda ja milline ajab lihtsalt uduhambasse. Ehk siis olge allikakriitilised, tehke ise järeldusi ja kõik, mida internetist leiate, ei pruugi alati olla puhas kuld ega tõsi. Ja lõpetan siis sellega, et väga lihtsad ja selged soovitused leiate Tervise Arengu Instituudi lehelt toitumine.ee. Jätke meelde ja seda võib jagada teistele. Anneli. Laboriarstina kutsun regulaarselt ikkagi kontrollima, et olla teadlik, kas ja milline see kolesterooli tase siis on ja seda ikkagi ajas regulaarselt jälgida. Kui regulaarne, kui sageli, see on juba arutelu siis perearstiga. Ja perearst saab lõpusõnad. Kui teie perearst tunneb teie tervise pärast muret, siis tundke rõõmu, teil on hea perearst, usaldage teda. Kui teile tundub, et ta tunneb muret ilma asjata,
siis tulge vastuvõtule, arutage, küsige, miks ta niimoodi arvab, et mis on muud variandid, kas saab miskit muud teha. Rääkige, mis teie mured on, mida te kardate, et kas äkki saab miskit muud pakkuda. Seedige natuke, tulge uuesti ja eks siis leiate midagi muud. Head sõbrad, teie ees olid kardioloogide seltsi president Märt Helmet, perearst Aliina Terep, Tervise Arengu Instituudi esindaja Valdo Jahilo ja Synlabi laboriarst Anneli Raave-Sepp. Mina olen Johannes Tralla. Aplaus meie paneelile.